paneb kumastama see, et kõige rohkem räägivad majandusest need, ütleme ettevõtlusest need, kes selle sees tegelikult ei ole. Mina olen selle sees igapäevaselt. Ja tegelikult tuleks võib-olla riigi tasandil panna paika prioriteedid, et mida me eelisarendame. Sellepärast tõesti peab paika, et Eestis tööviljakus jääb 2 korda jääb alla Saksamaale. Ehk siis me toodame vähe, me toodame aeglaselt ja nii edasi. Aga siin tuleb just seesama investeeringutest, mida härra Sõerd mainis. Ettevõtjad ei julge tõepoolest investeerida, sest meil ei ole turgu. Mina toodan lemmiklooma heina, ma võiks toota 1 000 000 pakki aastas. Ma toodan 100 000, sellepärast, et turgu ei ole. Ja kui ma lähen Soome turule, siis sealt nõutakse, et 30% alla. Nüüd üks asi, start-up ja noored. Et toodi positiivse näitena, minu hea sõber Heli Raid õpetab noori, küsis 200 inimest saalis, küsis, kelleks te tahate saada ettevõtjaks. Issand, milline rõõm, kõik tahavad saada ettevõtjaks. Millisteks? Start-up ettevõtjaks. Aga miks? Teen oma start-upi ja müün maha ja rohkem tööd ei tee. Et selline on noorte suhtumine, saate aru, kust ma võtan? Nii, ma saan aru, et odavad töökäed, ma veel ütlen korra. Meie sõbrad Soomes ei ole häbenenud kasutada meid kui odavaid töökäsi, nad on arenenud riik, nad on heaoluriik. Et täna ma küsin, et miks peaksime meie häbenema? Soomlased olid täpselt samamoodi süüdised, eestlased tulevad, võtavad ära meie töökohad, meil räägitakse sama juttu, uskuge, see ei ole nii. Ukrainlased teevad seal tööd, kus meie omad ei taha enam teha, nii lihtne see ongi. Ja meie inimesed on läinud kergemate, paremate tööde peale, tasumate tööde peale. Aga need tuleb täita, need töökohad ka. Nii, ma annan